Meil on täna põhjust rääkida tervislikust toitumisest, sellepärast et on tegelikult juba pool aastat Eestis müügil üks mineraalvesi, mis on aluseline ja väga tervislik. Aga selleks, et inimeste teadvust natukene ergutada ja nende teadmisi täiendada, siis me täna räägimegi lähemalt sellest veest. Kuid enne me räägime, mis asi on aluseline ja happeline toitumine. Mis see siis on? Ega tavainimese jaoks on suhteliselt keeruline see aluseline ja happeline. Hape on ikkagi hapu ja aluseline on siis nii-öelda pehme. Ja kui nüüd rääkida sellest aluselisest või pH toitumisest, siis see on oluliselt keerulisem teema sellest, et inimesed kujutavad nüüd ette, et kõik sõltub sellest, et see, mis me suhu paneme, kas see nüüd on siis happeline või aluseline, tegelikult on olukord palju keerulisem, sest need toitained, mis me nüüd siis ära seedime, need hakkavad meil rakkudes ja organismis meile lagunemisel energiat andma ja need, kuidas öelda, vaheproduktid, mis seal tekivad, võivad ka olla kas happelised või aluselised. Nii et põhiprobleem on hoopis selles, et kuidas on siis tänaseks see toitumise tasakaal liikunud võrreldes liikumisega. Et kui 100 aastat tagasi inimesed sõid jutumärkides valdavalt keedetud juurikaid ja väga palju oli siis niisugust füüsilist tööd õues värske õhu käes, siis täna on töö kolinud tuppa, inimesed istuvad valdavalt kirjutuslaua taga või kuskil soojas toas ja söövad kordades siis toiduainete rikkamaid või energiarikkamaid toite, alates rasvastest praadidest, magusatest suhkruga tehtud magustoitudest ja lõpetades alkohoolsete jookidega, mida siis vaikselt pruugitakse sinna juurde. Nii et lihtsalt see energia hulk, mis me tänapäeva toidust saame, on kohati liiga suur võrreldes sellega, kui palju me seda energiat siis vajame aastate taguse või aastakümnete taguse ajaga, kus inimesed tegid oluliselt rohkem füüsilist tööd. No mis puutub siia nüüd niisugune vesi, aluseline vesi? See, et inimene peab vett jooma, on vist üsna selge kõigile, sest vähemalt 70% inimesest on vesi ja kui vett ei joo, siis vesi on esimene asi, mille puudumisel inimene arvatavasti ära sureb, kui nüüd hapnik kõrvale jätta või hingamine. Ja veega nüüd järgmine teema on see, et aluseline vesi või happeline vesi või milline see vesi peaks olema. Et kui me nüüd tuleme selle esimese punkti juurde tagasi, et kui me sööme väga energiarikast toitu, näiteks niisugust toitu, mis sisaldab palju suhkruid, siis suhkrud hakkavad organismis rakus lagunema. Kui me teeme niisugust istuvat tööd ja väga palju ei hingelda, ehk hapnikuvaegus on ka kerge organismis olema, siis tekib palju niisuguseid ainevahetuse happelisi vaheprodukte, näiteks püroviinamari hape või alkoholi puhul näiteks etanoolhape või näiteks piimhape, mida sportlased tihtipeale tunnevad oma valusates lihastes. Seal on küsimus lihtsalt selles, et organism ei jõua nii palju hapnikku transportida sinna lihastesse, kus siis neid energiarikkaid aineid põletatakse. Et nüüd need happelised ainevahetuse vaheproduktid võivad kahjustada meie organismi erinevaid organeid. Ja kui lihtsalt juua vett, siis me viime selle happeliste, jääkide või happeliste vaheproduktide kontsentratsiooni alla. Kui me joome aluselist vett, siis lisaks sellele, et me lahjendame neid happelisi vaheprodukte, me ka siis saame neid neutraliseerida või ütleme siis vereringes ja igal pool organismis ringi liikuvad hapet põhjustavad vesiniku positiivsed ioonid leiavad endale siis siit sellest veest aluselise neutraliseeriva teise positiivse iooni kõrvale, mis siis annab kokku niisuguse neutraalse tulemuse. Sellel pudelil on ka üks väike märge, et imikutele ja alla 7-aastastele lastele ei soovitata seda pikalt ja pidevalt tarbida. Miks? Jah, see on seotud sellise keemilise ühendiga nagu fluor. Ja selle üle on ka nii ajakirjanduses kui üldse igal pool ilmas väga pikalt räägitud. Ühest küljest peetakse fluori mürgiseks, eriti kui ta on suured kogused kuskil kas toidus või vees. Ja teisest küljest ütlevad jällegi hambaarstid ja spetsialistid, et kui vees fluori ei ole, siis inimeste hambad lagunevad ära. Ehk mingi kogus fluori peab kindlasti vees olema. Euroopa Liidu seaduste ja normatiividega on paika pandud selline konkreetne number nagu 1,5 milligrammi liitris. Ja kuna selles vees on fluori nüüd 4 milligrammi liitris, siis on siin peal ka see kohustuslik lause, et ei soovitata pidevaks tarbimiseks imikutel ja alla 7-aastastel lastel. Samas see 4 milligrammi fluori liitris on väga väike kogus selles mõttes, et see tähendab siis seda, et 4 molekuli miljoni molekuli sees on fluorimolekulid. Ja see on minu hinnangul pigem kasulik, kui me räägime nüüd hammaste tervisest, mitte kahjulik kuidagi inimese tervisele.
Ja kui me räägime Eesti kaevuveest, siis Eesti kaevuvees on see fluor tihtipeale ulatub kuni 7 milligrammini liitris, ehk ta võib olla 2 korda kõrgem, kui on konkreetselt siis selle loodusliku mineraalvee sees see fluorisisaldus. Nii et mingit ohtu siin ei ole, pigem paljud riigid lisavad kunstlikult fluori oma joogivette selleks, et parandada inimeste hammaste tervist ja siis ennetada seda kaariase teket. Me ei olegi veel rääkinud sellest, et kus kohast see vesi pärit on? See vesi on pärit Bulgaariast ja on pärit Rodoope mägedest. Ja tore fakt on see, et 50 kilomeetri ümbruses sellest kohast, kus see vesi siis maa peale tuleb ja pudelisse pannakse, ei ole ühtegi suurt tööstusettevõtet. Maa peale ta tuleb umbes 700 meetri sügavuselt ja 44 kraadi juures, mis on siis suhteliselt ebatavaline meie mõistes, ta on, ütleme niimoodi, ikka selgelt soe. Ja see on ka tõenäoliselt põhjus, miks selles vees siis seal mägede südames see mineraalide, kuidas öelda, valik, mis seal lahustub, on teistsugune võrreldes nüüd nende vetega, mida siin tavaliselt müügilettidel näha on. Mina soovitan juua teda kindlasti toatemperatuuril ja mina ei pea õigeks üldse nagu vee joomist niimoodi väga külmalt, et seal peavad jääkuubikud sees olema, sest ega nüüd ikka looduses väga tihti seda ei juhtu, et sa satud sealt allikast teda 4-kraadisena jooma. Loodetavasti ei satu te pühade paanikasse ja võtate kõik eelseisvat ääretult rahulikult. Meie kohtume jälle järgmises saates nädala pärast, siis on üheks teemaks ka Hiina meditsiin ja samamoodi räägime sellest, kuidas ennast pühade ajal mitte üle süüa.